Päeval, kui ema läks Instasse poseerima, tegi ta läbi rituaalsed, kindlaks kujunenud järjekorras teostatavad rutiinsed tegevused. Nad elasid sajand tagasi ehitatud vanas puumajas, tavaliste majade jaoks tavapärases korteris, mis koosnes elutoast ja köögist. Sellel puudus vannituba või eraldi pesuruum. Pestiköögis, mille pliidi lähedane nurk oli eraldatud kardinaga. Kardin oli imeline, lapse silmale lausa mõnesjutuline riidetükk, türkiissinine kangas, mille keskel seisis elusuurune naise figuur. Lõdvalt kuklas kokku seotud kuldsed juuksed olid nii pikad, et vabalt rippudes pidanuks need ulatama põlvedeni. Kuid seda rõõmu naine vaatajatele ei pakkunud. Tema vasak käsi surus selja tagant ette kaarduva kuldse hobusesaba vastu reisi, varjates diskreetselt suguelundite piirkonna. Parem käsi oli tõstetud vastu rindasid, aga see oli tehtud samasuguse hooletusega, nagu kiirgas kogu tema olekust. Tundus, et naisel polnud selle varjamistegevusega üldsegi tõsi taga. Tema poosist õhkus täielikku ükskõiksust, kas teda vaatab keegi ja kui vaatabki, siis mis ta temast mõtleb. Iludus seisis mingi sellise asja peal, mis meenutas suurt pesukaussi ja see omakorda põljus veekogu peal. Esimene tähistus, mille laps sellele naise figuurile andis, oli lihtne kõikehõlmav tädi pesukausis. Kuni ema ütles, et selle naise nimi on Veenus. Veenuse taga ema oma pesemise asju toimetaski. Kuna veekraanist tuli vaid külma vett, siis tuli vett soojendada hiigel suures kollast värvi kastrolis, mis seisis pliidi peal. Oli neil siis juba olemas gaasipliit? Vist küll, kuigi ta mäletas väga varajase lapsepõlve ähmasusega tuleb raksumist kuuma õhkava pliidi all kalgudeks nimetatud puutükke seal ees. Ja kuidas ta määrib oma käed kokku nendest puutükkidest nõrguvate kleepuvate pisaratega ning sasib siis kätega juustes ringi. Hädapäraselt improviseeritud pesunurk oli eraldatud muust köögist vaid osaliselt. Kuna köögis puudus loomulik valgus, sellel polnud ühtegi akent, siis sõltus sealne tegevus köögilaes rippunud elektrilambist, mille valguse sõõr pani pesunurga ette tõmmatud Veenuse kuldjuukselise pea ebamaiselt särama. Aga kardina taga oli hämar. Seal oli küll üks seinalambike, kuid selle valgus oli väga puudulik. Ema oli sunnitud jätma kardina irvakile, isegi enam kui irvakile, suisa poole avali, et saada veidi lisavalgust poseerimispäeva tähtsateks ettevalmistusteks. Köögist läbi käies ei suutnud tema laps alla suruda kiusatust visata kiire pilk kardina vahelisse lõhesse. See oli silmapilgu kestev vilksatus pikkade ripsmete alt, piisav selleks, et talletada sirmi taga toimuv fotograafilise täpsusega. Valjuhäälselt laulu kõõrutanud ema kraapis esmalt kaenlaalusel žiletiga üle, seejärel tõmbas ta sama žiletiga mööda sääri, nii et ragin taga ja lõpuks asus nabaaluse puhmastiku kallale. Tihe krustis karvaline oranži värvi puhmas meenutas nende maja õues tiigrina ringi hiilivat kõuts Vaska. Oli aeg, kui laps arvas, et Vaska ja ema puhmas on mingil moel suguluses. Välise sarnasuse põhjal oli tal täielik õigus niisuguseks järelduseks. Aga ema nabaalune kolmnurk omandas aja jooksul aina uusi tähendusi. Pärast ühte mälestusväärset nukuteatri etendust, kus saalitäis lapsi rõkkas kaasa karupoeg Puhhi seiklustele, hakkas ta nimetama Vaska kodu uutmoodi. See oli nüüd 100 aakri mets, kus elasid Puhh, Iiah, Jänes, Tiiger, Notsu ja teised loomad. Ta ei teadnud sõna aaker tähendust, aga talle piisas sellest, et arv 100 seondus millegi sellisega, mida oli väga-väga palju. Väga-väga palju sobis selle kohaga ema kehal. Ema mets muutus lapse fantaasiast toreda seltskonna koduks. Kusagil seal oranživärviliste puude ja põõsaste vahel, täpselt nagu nähtud lukuetenduses, askeldasid lahutamatu sõprade paar karupoeg Puhh ja Notsu, koos kõigi ülejäänud tegelastega, Iihi, Tiigri, Kängu ning Jänesega, keda ümbritsesid kõik tema sugulased ja sõbrad. Võib-olla luusisid seal metsas ringi isegi pusad koos susadega. Metsaliini vägev, et sinna mahtus ära isegi üks elevants. Puhhi kõige suurem sõber ja kaitse elumurede eest Christopher Robin elas muidugi ka seal. Modellipäeva hommikul käis ema kõigepealt 100 aakri metsast üle suurte kääridega, mis olid sellist tehtud väärteradega, mille taoliselt tänapäeval poest enam ei leia. Need käärid esindasid nende majapidamises möödanikku, kunagist pool unenenud maailma Eesti aega, millest ema rääkis natuke nagu vastu tahtmist, igatahes tunduvalt vähem, kui vastas korteris elav vanamutt, kellel oli vana hea Eesti aeg pidevalt huulil. Iga kord, kui ema võttis nahksesse puttarisse peidetud käärid ja lõksatasid parema käe näppude vahel, sasides samal ajal vasaku käe sõrmedega läbi jalgevahelise puhmast justkui eelseisva töö mahtu hinnates, hüüdis tema laps mõttes valju häälega, hei, pugege peitu! Tänu tema hoiatusele juhtunud metsaelanikega õnnetust. Nad jõudsid õigele rettu minna. Ema lõksutas
vajutas veel paar korda kääridega niisama tühjalt, andes justkui viimastele venimustele aega peitumiseks ning asus siis metoodiliselt oranživärviliste puude latvasid maha lõikama. Siis jõudis korrastustööde järg metsapiirideni. Siin polnud kääridega midagi teha, need alad läksid sama žileti alla, mis aitas jagu saada kaenlaalustest ja säärtest. Ema riivis kraanikausi riilvelt võetud hõbedasse vahutopsi veidi seipi, lisas kuuma vett ja lõi topsi sisemuse väikse pintsliga vahtu. Sulgudes. Hiljem, kui tema poeg hakkas habet ajama, kasutas ta sama topsi ja samasugused võtteid seibi vahtu löömisel. Siis tõstis ema enda ette tabureti ja asetas sellele peegli. Ajas jalad veidi harki, lükates alakeha peegli poole, nii et reite kokkupõrk kummus veelgi enam üles. Ta pintseldas oranži metsa ääred jõuliste tõmmetega vahuseks, nii et seebitordid lendasid metsa keskel olevate puude latvadesse. See oli hetk, kui puulatvasid giljotineerinud teradest varjelenud 100 aakri metsaelanikud olid naasnud oma igapäevase elu juurde ning vaadates taevast ütlesid kooris, oi, näib, et talv on kätte jõudnud. Mis tähendas seda, et tuli jätta pusa ja susa ning ehitada ise viiakile onni. Aga hiidlaslikul emal polnud tillukeste loomakeste askeldusest midagi. Tema kaapis metoodiliselt metsaservad puhtaks, kontrollis tulemust taburetile asetutud peeglist, heites laulu ümisedes sinna uurivaid pilke. Kui ta oli lõpuks tulemusega rahul, jäi veel koht üle loputada. Nüüd saabus 100 aakri metsaelanikele katsumus uputuse näol. Neil tuli varjuda kõrgemate puude otsa, seigelda kummuli pööratud vihmavarjude ja improviseeritud parvedega üle vete välja üksteisele külla. Uputuse lõpetamiseks hõõrus ema jalgavahe käterätikuga kuivaks. Justkui heastades eelnevalt tekitatud ebamugavused, piserdas ta kataklüsmide koha üle lõhnaõliga. Notsu Iiah ja kõik teised olid selle üle väga tänulikud. See oli tõesti väga peen lõhn, millega neid ülelatud vapustuste levendamiseks piserdati. Chanel nr 5 on minu mark, ütles ema kohvikusõbrannadel iga kord, kui vaid selleks avanes võimalus. Sellega oli see osa, mis tegi modellipäeva õigupoolest läbi. Järgnenud lõputu juuste sättimine, näo värvimine ja hoolikas riidesse panek oli igapäevane tegevus. Lapsele pandi sel päeval selga aga erilised Kunstinstituudi riided, mustast sametist püksid ja samast materjalist jakkvalge pitskraalise pluusiga selle all. Lapse õlgadeni ulatuvad blondid lokid muutsid ta Velaskese maalitud Hispaania infandi sarnaseks. Ema ja laps moodustasid imeilusa paari. Professorid ei teinud ühe väikese lapse olemasolust ateljees suuremat numbrit. Nad said olukorrast aru. Poseerimisega raha teenival naisel pole last kusagile jätta. Professorid rääkisid tihti suure linna elurütmist ning meie ajastu painetest, mida iseloomustab suurperede lagunemine ning eestlase kui igipõlise maarahva linnastumine. Elati 20. sajandi teises pooles. New Yorgis märatsev popkunst oli jõudnud ka Eestisse, tehti kõiksugu avangard ja muud hullumeelsust, heites kolorismi ning maalilisuse traditsioonidele parda. Vanad tõed ei kehtinud enam, noored karvased kunstnikud kogunesid kõiksugu grupeeringutesse, võttes oma sümboliks supipurgi. Miks ei võinud selle Soodoma ja Gomorra keskel olla üks väike laps, kes süütu inglina tuletab meelde kunagisi vääramatuid tõdesid. Las ta vaatab püha kunsti veel solkimata allikatele. Võib-olla on tegemist tulevase lunastajaga, kelle suu läbi hakkab kord rääkima tõde. Ja kui see oligi liiga suur ootus, siis kindlasti teinud ühe süütu poisikese juuresolek joonistamise klassis asja halvemaks. Peaasi, et ta vaikselt istub ja jookse ringi. Ta istus vaikselt. Ta ei jooksnud.